Tere! Marek Muiste on minu nimi ja olen siin koos. Ja minu nimi on Neeme Kärbo. Ja me oleme Tartu Energiaagentuurist ja räägime täna pisut energiavaldkonna juhtimispoolest. Ja meie selline ühine vestlusring peaks toimuma nii, et meie räägime siit omalt poolt ja siis aeg-ajalt hea meelega kuuleks ka teie arvamusi ja teie häält. Ja siis on meil jutu sees ka 4 küsimust, millele siis me hea meelega ootaksime teie vastuseid, sest vastamist võiks teha ekraani peal käe tõstmise ja hääletamisega selles virtuaalkeskkonnas. Nii, et meil natukene parem ülevaade oleks sellest, kes esimese ekraani taga on, et järsku ka teie tutvustate ennast järjest, et kes te olete ja võib-olla ka 2 sõna sellest, et kas teil on mingi kokkupuude olnud energiamajanduskavade koostamisega või siis omavalitsuse energiajuhtimisega. Kas järsku keegi otsa lahti ja siis saab järjest edasi minna? No ma teen otsa lahti. Mis see mõte oli? Ma tutvustamise ennast. Ja, mina olen Dietmar Martinson Viljandi linnavalitsusest. Kas on energiakavaga kokkupuudet? Ei ole. Selge. Siis kes on järgmine? Ja tere, Tarmo Kivi mina Rahandusministeeriumist regionaalarengu osakonnast ja kavaga otseselt kokkupuudet ei ole, aga eks me hoiame pilgu peal sellel tegevusel, et kuna me tegeleme toetusmeetmete disainimisega, et siis midagi tarka kõrva taha panna. Väga hea, kuna meil on mõned küsimused ka riigi rolli puutuvad, siis on väga teretulnud. Nii, kes on järgmine? Võin olla järgmine. Tauno Hilimaa on energeetika osakonnast MKM-ist ja energiatõhususe teemadega üldisemalt toimetan. Kas veel on kuulajaid? Ja tere, mina olen Tiina Kivila Paide linnavalitsusest. Ilmselt ma ei ole võib-olla kõige õigem inimene seda esindama linna siin, aga samas silmi avardav on endal ka nagu seda teada saada kõike. Et olen keskkonnainimene ja võiks olla meilt siin ka kaasatud ehitusinimesed seda kuulama seda tänast päeva. Aga energiakavaga ma kokku puutunud ei ole. Selge. Ja kas on veel kedagi? Ma vaatasin, et Aaremaga vist oli enne eelmine. Tere, mina avasin mikrofoni, et öelda, et minu nimi on Aare Voomägi ja mul on mõningad kokkupuuted energiakavade tegemisega. Ma tahtsin Neeme sult küsida, et kui palju seal saalis rahvast näha on? Saalis me oleme Marika 2. Nii et see ongi puht virtuaalne, et oleme 2 ja siis teie, kes te olete, kuna meil ei ole saa pilt ees, et palju on virtuaalselt kuulajaid selleks. Natuke kombingi, et ütleme, et palju teid on, et ütleme, et... Mulle meeldib see, kui on väikse poolega niimoodi väga hea. Kas on veel keegi, kes ei ole jõudnud ennast tutvustada? Seda ja meeldib kasvavad juba üle ka, nad ei saa meeldib. Ja siis muidu nad on lähevad kiumiseks juba nii suureks. Mina ei räägi seda juttu. Neeme, mina Aare lõpet. Suur tänu, Aare. Nii, aga ma arvan, et ehk me saame nüüd oma selle kavaga edasi minna. Sissejuhatuseks on meil mõned küsimused ja nagu Marek juba viitas, ütleme, et me tahaksime nendele küsimustele saada sellist hääletamise teel vastust. Ütleme, et igaüks saab vajadusel käega märku anda, mille poolt on. Ja ütleme, et esimene küsimus
puudutab seda, et mis innustab omavalitsust energiajuhtimisega tegelema. Et kas on poliitiline suund ehk siis ülevalt alla, et vallavalitsus või volikogu on vastu võtnud otsuse, et tuleb tegeleda ja selleks tegeldakse. Kas on kogukonna visioon ehk altpoolt ülespoole, et kogukond ise tahab oma elu kuidagi muuta, paremaks teha ja siis see on altpoolt ülessurve. Kas seda motiveerib ja innustab kõige rohkem energiasääst või rahaline kokkuhoid või ütleme energiasääst ja rahaline kokkuhoid, rõõm hästi tehtud tööst ehk taaskord sihuke kogukondlik emotsionaalne tunne või võib-olla kõik nimetatud asjad kokku. Ja mõte oleks nüüd niimoodi, et saaksime järjest kõiki neid punkte nii-öelda läbi hääletada, et ütleme, et kõigepealt võtame selle poliitilise suuna, et kes on selle poolt, et see on nagu peamine asi, mis või innustab omavalitsuse energiakava tegema või ütleme energiamajandusega üldse tegelema, siis andke palun käega märku. Siis me loeme hääled kokku ja nii ka järgmise küsimuse ka. Nii, praegu ma näen ühte häält. Ma korra küsin, kas mõte sellele hääletusele on, et igal ühel on üks hääl või kõigi poolt? Kõigi poolt võib hääletada. Kõike võite hääletada, mis te õigeks peate? Ei ole üks hääl. Nii, palun siis uuesti hääletada. Nii, üks on poliitilise suuna poolt. Nii, siis kogukondlik visioon, et ütleme altpoolt ülespoole tegevus. Siin ei ole ühtegi häält. Võimalik. Nii, siis võimalik energiasääst. Energiasääst on 1, 2, 3 häält. Siis võimalik rahaline kokkuhoid. Võimalik rahaline kokkuhoid on 4, mina näen 4. Mina näen 4 häält. Siis see rõõm hästi tehtud tööst ehk ütleme sihuke koos tegemise tunne või emotsionaalne tunne. Üks hääl. Siis kõik eelnimetatud kokku. Üks hääl. Ei, vabandust, 2 häält oli seal. Nii, ja kuna hääli napid, et kas on ka variant, et mitte ühtki nimetatutest innustab kohaliku omavalitsuse energiajuhtimist. Aga äkki on teil lisada omalt poolt midagi, et kas te siis ütlete otse mikrofoni, kirjutate chati, et ütleme, kui teile tundub, et mingi asja on jäänud nimetamata, mis võiks olla selliseks käivitajaks, innustajaks kohaliku omavalitsuse energiajuhtimise loomisel, käivitamisel, elus hoidmisel. Ma võib-olla siis alustan Aarele. Jah. Et eelkõige ikkagi eeldatavalt on mingi asja juhtimiseks mingisugune kava vajalik, ehk siis energiamajanduse arengukava või soojusmajanduse arengukava. Ja selle täideviimiseks on seda juhtimist vaja. Aga et kava tekiks, siis on vaja muidugi teadmist, et milleks seda kava vaja on ja kavas peaksid olema käsitletud need kõik eelnevad teemad, nagu siin on läbi jooksnud kogukonnapargid ja kohalik energiatootmine, kohalikest kütustest energiatootmine, energiatõhusus, energiasääst, kovihooned, kogukonnahooned, Alevite külade hooned, transport ja nii edasi. Sellest hakkab peale, et siis juhtida on vaja seda, mis selle juhtimise tingib. Ei, see nõus, aga nüüd ongi see sama küsimus selles suhtes, et kas juhtimise vajadus peaks tulema ülevalt poolt ehk ütleme see sama omavalitsuse volikogu või valitsus tunnetab, et seda on vaja teha ja tema korraldab seda asja või ütleme, et see tuleb altpoolt, et kogukond ütleb, et meil oleks kõiki neid asju, ütleme, head ühistransport ja ütleme, kohaliku energia tootmist ja mida iganes veel vaja ja ütleme,
see altpoolne surve ülespoole tekitab kogu selle energiamajanduse kava koostamisele vastavalt sellele ka energiajuhtimise. See oleks ideaalmudel, kui niimoodi, et kogukonnad nii tugevad on, et nad seda altpoolt suudavad nõuda ja tekitada. Nii, kas on veel kommentaare? Et ma võib-olla natuke vastupidiselt Aarele, et ma ei tea, mis see poliitiline suund täpselt siin tähendab, aga üldiselt üks suuremaid motivaatoreid on ikkagi mingi konkreetne kohustus, mille on siis kas riik võtnud ja mida aitab täita kohalik omavalitsus või mille kohalik omavalitsus on võtnud. Et hetkel, kui see poliitiline suund tähendab kohustust, siis see on üks sellest, aga kui see ei tähenda seda, et siis ka kohustus võiks olla siin nimekirjas, et lihtsalt peab saavutama mingisuguseid tulemusi. Aga täiendus, ütleme, siin oligi just see omavalitsuse rolli võtta, et ütleme, nemad peavad eest, ütlevad, et meie tahame teha energiamajanduse kava, et ütleme, et see on just see ülevalt allapoole, ütleme omavalitsuse tasemel ülevalt allapoole, või ütleme seda riiklikku sihukest sunnimehhanismi või ütleme regulatsiooni siin tõesti veel kirjas ei ole, või ütleme, et see on hea küsimus, paneme selle riikliku regulatsiooni kirja. Ja võib-olla hääletaks jah. Et kuidas teile tundub, et võib-olla tõesti hoopis riiklik regulatsioon või ütleme sihuke riigi poolt tulenev surve teatud mõttes on selle kohaliku omavalitsuse energiamajanduse käivitav või innustav hoob. Kas ma näen poolt hääli? Üks poolt hääl, 2, 3, poolt 4, poolt hääl. Et ma raske südamega panen selle poolt hääle, et see ei ole küll kõige parem variant, et kohustusega peab seda tegema, aga kui kohustus kuskilt tuleb, et siis ilmselt ei ole ka selle täitmisest pääsu, et nii ta on. Ma nõustun siin selle arvamusega, et kui kogukond ei ole nii-öelda küps, et ilma ülevalt poolt tuleva surveta seda teha, siis ei jäägi muud üle. Me ju direktiive täidame seetõttu, et keegi on aru saanud, et sellisel kujul, ma ei tea, keskkonda reostades jätkates ei ole võimalik. See targem kogukond surub seda meile praegu peale. Me sõidaks ikka lärisevate ja tossavate autodega siin ringi, kui ei ole piiranguid tulnud kuskilt mujal. Nii väga hea. Aga Aare, sinu seda soovitust ma nüüd ei suutnud sõnastada. Võib-olla mõtleks selle uuesti läbi, et kas et sinu mõte oli see, et peaks olema nagu kava, aga see kava, enne kui see kava tekib, et kas enne seda on veel midagi? Küsimus on, et mis innustab juhtimist? Selleks, et midagi juhtida, peab see protsess, mida juhtida nii-öelda olemas olema, et selle juhtimise eelnevalt on mingisugune idee või kava välja töötatud ja selle eesmärgi saavutamiseks peab seda juhtima. No, mida nii seda teha? Et see võib olla ka kogukonna soov mingi eesmärk saavutada, siis lihtsalt peab keegi seda juhtima, seda liikumist selle eesmärgi poole. Ja seda ma mõtlesingi, et kust see kava nagu tekib või mis ikkagi seal näed siin, et ei tekiks nagu seda muna-kana situatsiooni, et kumb siis enne on juhtimine või enne on kava. Et see oli siiamaani nagu natuke kinni, et kas sinu nägemuses enne veel, kui nagu kava valmib, on veel mingi protsess seal, ütleme, sa mainid kogukonda või? Ega ma nii täpselt ei oska siin öelda. Mulle meeldis see eelnev näide, kui räägiti, et on tulnud kokku energiaühistu niisugune huvigrupp ja siis kuidas seal on hakanud asjad arenema ühes ja teises asulas ühtemoodi ja teistmoodi, et kui see esimene huvi tekib, siis tekib ka mingisugune eesmärk ja siis sinnapoole liikumine, see on selle juhtimine on tarvilik kokku leppida midagi, et kes mida teeb ja mis ajal ja vaadata, kus saab rahastust, et see on, ma pean seda nagu juhtimise. Aga kui sa lubad, siis ma panen sinu selle mõtte ühe häälena siia kogukonna visiooni juurde. Mul justkui kõlaks sealt sinu sellest mõttekäigust läbi see, et
et võib tekkida selliseid kogukondlikke. Ikka on ju juba tekkinud ja te ise olete ka seda nii-öelda eest innustanud oma agentuuriga, et ega need energiaühistute teemad ei oleks nii laialt valgustatud, kui te ei oleks siia sinna panustanud. Et see ikkagi, kui ei tule ta alt kogukonnalt, siis on teie organisatsiooni on tekitatud Euroopa Liidu poolt, et see asi hakkaks arenema. Et mingi initsiatiiv on kuskil ikkagi olnud. Ma arvan, teie puhul tuli ta ülevalt poolt, et see agentuur Eestisse tekiks, aga te olete viinud asja selleni, et ka altpoolt tekivad need niisugused nagu innustused ja mõtted. Ja no üldse kogukondade areng on nüüd viimasel 3-5 aastal nii-öelda iseeneslikult ja ka inimeste ilmselt teadlikkuse tõusust arenema hakanud, et ka energiakogukond ei ole ainuke, mis on viimasel ajal nii-öelda hoogsalt arenema hakkavad, neid Telliskivid ja muud aparaadikogukonnad ja kõik ju läheb väga hästi ülespoolt. Jah, absoluutselt. Nii. Suur tänu. Tundub, et esimese küsimusega on kõik, nüüd läheb Marek loenguga edasi. Ja hakkaksin liikuma ajas tagurpidi ja esimese asjana võtaksin ette ühe hõike, mille Tartu linnavalitsuse abilinnapea Raimond Tamm tegi napilt kuu aega tagasi ühismeedias, öeldes, et siin ma hea meelega lausa võtaksin seda tsiteerida. Täna avalikustasime rõõmusõnumi, et Tartu on senise tegevuse ja eduka taotlemise tulemusel valitud 100 Euroopa linna hulka, keda toetatakse ambitsioonikal teekonnal saada aastaks 2030 kliimaneutraalseks. Lisasin kaardi, kus on näha kõik 100 linna, kes väljavaliteks osutusid. See on Tartu jaoks ühtaegu suur võimalus ja suur vastutus, aga me oleme selleks valmis. Hüüumärk ja naerunägu. Ja siin postituse juures on ka seesama kaart, millele ta vihjab. Pisut võib-olla halva kvaliteediga, aga seesama kaart kvaliteetsemalt on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehel koos siis selgitusega, et millega on tegu. Ja tegemist on ühe Euroopa Komisjoni algatusega, mis kannab nime Euroopa Liidu missioon. Komisjon valis välja 5 kõige suuremat ja kõige olulisemat probleemi, mis tuleks ära lahendada 2030. aastaks ja üheks sellistest on meie linnade suur energiatarve ja sellega seoses meie linnade suur keskkonnamõju, öeldes, et enam kui 70% üleilmsest CO2 heitest pärineb linnadest ja enam kui 65% üleilmsest energiatarbimisest samuti. Nüüd üks võimalus, mis selle läbi tekib, on see, et kuna tegemist on sellise ühe suure tarbijagrupiga, siis sellele tarbijagrupile suunatud tegevused on potentsiaalselt kõige suuremat efekti andvad. Ükskõik, kas me räägime siis energia tarbe vähendamisest või emissioonide vähendamisest. Lisaks sellele kaasneb ka elukvaliteedi tõus, elanikele puhtam õhk, ohutum transport ja vähem ummikuid. Ja lisaks aitavad linnade edendamisele suunatud tegevused juhtida kliima- ja digiinnovatsiooni, muutes Euroopa atraktiivsemaks ettevõtete jaoks. Seetõttu on Euroopa Komisjon algatanud protsessi, mille käigus valiti välja 100 linna ja loodetakse need koostöös siis jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2030. Ja edasi juba teisi linnu innustatakse järgima. Ja nendest linnadest
selles linnade nimistus Tartu on ainuke Eesti linn. Meie põhjanaabritel, soomlastel on veel Espoo, Helsingi, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku. Meie lõunanaabritel on Liepa ja Riga, aga Eestist on ainult Tartu. Ja komisjon ütleb veel, et luuakse terve hulk uusi meetmeid, mis aitavad siis nendel välja valitud linnadel oma kliimaneutraalsust saavutada. Luuakse spetsiaalne rahastus, selle jaoks luuakse koostööplatvorm, teadus- ja innovatsiooniprojektide portfell, teadmiste vahetus, asutuste võrgustik ja muuseas ka, mis on oluline ka meie edasises vestluses, on selline meede, et linnad valmistavad ette, allkirjastavad ja rakendavad kliimaneutraalsete linnade lepingud, mis on loodud koos elanike ja kohalike sidusrühmadega. Selle meetme juurde me tuleme veel pisut hiljem tagasi. Korraks vaataks ka neid teisi missioone, mis komisjon on välja valinud, mis puudutavad muldade kvaliteeti, mis puudutavad vete kvaliteeti, kliimamuutustega kohanemist, kliimaneutraalseid linnu, ehk seda meie meedet, millest me räägime, puudutavad ka inimeste tervist ehk vähiennetust ja vähiravi. Ja kõigi nende 5 suurema probleemi lahendus peaks saabuma enne aastat 2030, et see protsess on väga praktiline, väga selgelt piiritletud ajakavaga, väga selgelt suunatud tulemuse saavutamisele. Nüüd järgnevalt jälle mõned küsimused, et ikka värskelt püsiksite. Nii, kohaliku omavalitsuse energiakava on ja ütleme, nüüd on mõningad versioonid meie poolt, et mis peaks see energia-kliimakava olema, et kas ta on eelkõige tehniline dokument, ütleme sarnaselt soojamajanduse arengukavale või ühisveevärgi arengukavale, mis on selgelt insenerlik eksperthinnang koos vastavate arvutustega, kas ta on pigem administratiivne dokument ehk tegevuskava millekski, kas ta on poliitiline dokument või ütleme, nimetame pigem strateegilisest dokumendiks koos visioonide, missioonide ja kõigi muu sellisega või on see kõik need 3 kokku või võib-olla hoopis midagi muud, mida selles nimekirjas ei ole. Ja taaskord tahaks hakata hääletama. Ütleme, taaskord on lõpus ka 3 punkti, et kui kellelgi tekib vahepeal mingeid mõtteid, et mis see energia-kliimakava võiks olla või energiakava, et siis kõik lisamõtted on teretulnud. Ka võtame kõigepealt selle tehnilise dokumendi sarnasus ÜVK või soojusmajanduse arengukavaga, et kuidas meile tundub, kas kliima-energiakava peaks midagi sellist olema, sellisest detailsuse täpsuse astmes. Ei ole ühtegi häält. Nii, kas see peaks olema pigem tegevuskava ehk ütleme siis klassikaliselt võtta, et omavalitsusel on üldine arengukava ja siis energiakava peaks olema energia osa tegevuskava põhimõtteliselt sellest suurest arengukavast või arengustrateegiast. Või peaks ta olema poliitiline või nii-öelda strateegiline omaette dokument, et kus oleks algusest peale omaette visioon, omaette missioon, ütleme klassikaline täisstrateegia dokument. Ütleme loomulikult kliima- ja energia teemasid käsitleb. Ei ole ühtegi häält. Või ta peaks kõike need 3 tasandit
mingis vahekorras hõlma maha. Nii, kui on teie poolt mingeid kommentaare, ta võiks hoopis midagi 4., 5. olla. Ei ole ka kommentaar, aga kas see mitte ükski variant äkki sobiks siia? Nii, küsime ka seda, et või mitte ükski nendest välja pakutud asjadest, tähendab, ta peaks siis midagi täiesti hoopis muud olema, kui ükski nendest kirjeldatud asjadest ei sobi. Ei ole ka seda. Väga suur tänu. Nüüd mõni sõna Tartu Energia 2030 ehk Tartu linna energia kliimakava kohta. Kuna energia kliimakavad olid eelmise töötoa raames juba kajastatud, siis väga põgusalt lihtsalt selleks, et aru saada, mida Raimond meile tahtis öelda oma hõikega ja miks ta seda ütles. Et esiteks, esimene meeldetuletus on see, et Tartu kliimaenergiakava metoodika on koostatud spetsiaalselt selle dokumendi tegemiseks. Et selle koostamisel on kasutatud avalikult kõigile kättesaadavaid materjale, peamiselt linnapeade pakti, juhendmaterjale ja käsiraamatuid. Aga vastavalt Tartu vajadustele on seda kohandatud ka targa linna erinevate juhendmaterjalidega ja ka Kesk- ja Ida-Euroopa energiaalase koostöö juhendmaterjalidega, et tagada võimalikult kogukonna vajadustele vastav lõppdokument. Nüüd teine meeldetuletus puudutab andmete kogumist ja andmete seiret, mis kliimaenergiakava koostamiseks oli vajalik. Sellel slaidil te näete seda andmekogu ulatust ja ka mingis mõttes selle detailsuse astet, mis oli vaja selle kava koostamiseks siis tekitada, et suhtlesime kõikide teenusepakkujatega, lisaks erinevate riiklike instantsidega ja eraldi kogusime veel andmeid kohaliku omavalitsuse enda energiaressursside, energiakandjate kasutuse kohta. Ja selle töö lõpuks meil valmis üks graafik, kuhu me koondasime nii emissiooni andmed siis tagasivaatavalt võrreldes 2010. aastaga. Meie seekordne analüüside baas või inventuuri aasta oli 2017, aga me saime seda võrrelda ka 2010. aasta andmetega, millal toimus eelmine inventuuride analüüs ja lähtuvalt 2010. aasta emissioonidest koostasime ka prognoosi, võttes eelduseks soovi vähendada emissioone 40% võrreldes 2010. aasta tasemega aastaks 2030. Et siin sellel joonisel on koostöös kaks poolt, nii mineviku vaade kui tuleviku vaade. Ja sellel joonisel juhin tähelepanu sellele kõige alumisele pisut halvasti sõnastatud graafiku osale, kus on näidatud linnavalitsuse enda tarbijate emissioon, mis tuleb siis linnale kuuluvatest hoonetest ja transpordi
teenustest, liikuvusteenustest. Ja seda graafikut ma näitan koos järgmise graafikuga, kus kui me vaatasime CO2 emissiooni absoluutühikutes, siis järgmisel graafikul need on suhtelistes ühikutes taandatud siis SKP maksumuse peale ja me näeme seda, et on õige nii see, et linna emissiooni keskkonnamõju on kasvanud viimase 7-10 aasta jooksul, aga samal ajal on ka õige see, et tegelikult ühiku kohta suhtarvudes on ühiku tootmisega kaasnevad mõjud vähenenud. Ja see vastuolu on seletatav sellega, et meil on lihtsalt seda SKP-d ja seda raha nii palju rohkem, et kokkuvõttes meie absoluutühikutes meie keskkonnamõju järjest kasvab. Nüüd näitan teile lühikest kokkuvõtet kliimaenergiakava eesmärkidest, see on peatükk 2, kuhu on suurelt sinisega markeeritud selline lause: Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja. Nüüd see lause on kogukonna visioon. Selle lause koostamiseks meil oli kliimaenergiakava väljaarendamisel omaette protsess. Selle sõnastas meie kogukond, kes tuli kokku käravajatele ja meie ülesanne ja Tartu linnavalitsuse ülesanne oli see visioon sellisena talletada ja võtta see kohusetruult enda siis kliimaenergiakava selliseks üldiseks visiooniks. Nüüd järgnevalt on siin oluline vaadata strateegilisi eesmärke, et esimesest eesmärgist me juba rääkisime. Kliimaenergiakava soovib vähendada heitkoguseid 40% aastaks 2030 võrreldes 2010. aasta tasemega. Absoluutsuurustes on see pisut üle 200 000 tonni CO2. Teiseks, munitsipaalsektoris ehk linnale kuuluvad hooned, tänavalgustus, ühistransport ja transpordivahendid loobuda mittetaastuvate energiaallikate kasutamisest. Ehk linn on võtnud väga selge eesmärgi viia kõik linnateenused fossiilkütuse vabaks. Ja täna on linn astunud ka juba 2 väga olulist sammu selles osas. Täna on Tartus fossiilkütuse vaba ühistransport. Esiteks ja teiseks Tartu linnavalitsuse elektritarve põhineb taastuvatel ressurssidel ehk Tartu linn ostab rohelist elektrit. Ja sealhulgas ka Tartu tänavalgustusvõrk, mis on Lõuna-Eesti üks kõige suuremaid elektrienergia tarbijaid. Järgmine strateegiline eesmärk on jõuda uuele tasemele taastuvenergia tarbimises ja tootmises, seejärel kohaneda kliimamuutustega ja lõpuks kõige viimane strateegiline eesmärk. Süvendada koostööd teiste Euroopa linnadega kliimaneutraalsuse saavutamisel ja võtta osa erinevatest Euroopa initsiatiividest, sealhulgas 100 kliimaneutraalse linna missioon aastaks 2030. Et see 100 kliimaneutraalse linna missioon oligi see, mida me vaatasime meie vestluse alguses ja selles missioonis osalemise heakskiit oli ka Raimondi sellise hõike peamine sisu, et linn esitas taotlus vaadati läbi, hinnati teiste linnade konkurentsis ja Tartu
taotlus kiideti heaks, et Tartu on osa sellest protsessist. Põhjus, miks Tartu on osa sellest protsessist, on osaliselt ka selles, et see eesmärk oli sisse kirjutatud Tartu kliimaenergiakava strateegilistesse eesmärkidesse. Nüüd juhin tähelepanu veel lehe teisel poolel üleval olevale tegevusele. See on see lause, mis algab sõnadega kava eesmärkide täitmiseks on kõige olulisem tegevus kogukondliku kokkuleppe saavutamine. Rõhutatult siis. Leppega saavad liituda kõik Tartu elanikud, siin tegutsevad või Tartuga seotud organisatsioonid ja korteriühistud. Leppe eestvedajaks ja eeskujuks on Tartu linnavalitsus. Ja siin jällegi juhin tähelepanu, kui me vaatame Euroopa 100 kliimaneutraalse linna programmi, siis üheks meetmeks on linnad valmistavad ette, allkirjastavad ja rakendavad kliimaneutraalsete linnade lepingud, mis on loodud koos elanike ja kohalike sidusrühmadega. Ehk siis sisuliselt sama tegevus ja kuna Tartu kliimaenergiakava võeti vastu oluliselt varem, kui ilmus 100 kliimaneutraalse linna missioon, siis seda ei ole nagu otseselt üle võetud siit, aga küll aga me võime öelda, et meie kliimaenergiakava on oma mõtteviisilt võtnud just täpselt sellise suuna, mis sobib ka Euroopa Liidu 100 kliimaneutraalse linna missiooniga. Nüüd, mida sellised kogukondlikud kokkulepped tähendavad, et siin on ühel slaidil, ma olen püüdnud väga lihtsustatult näidata neid erinevaid võimalusi, mis kogukonnal selles protsessis tekivad või mida nad saavad omalt poolt teha selleks, et linn oma kliimaenergia eesmärgid saavutaks. Ja siin on erinevaid võimalusi alates liikumismustrite muutmisest või juurdepääsu tagamisest, erinevate energiaefektiivsete tehnoloogiate kasutamisest, fossiilkütuste asendamisest kuni oma keskkonnajälje mõõtmise ja teadliku vähendamiseni, töötajate koolitamiseni, jäätmete tekke vähendamiseni ja nii edasi. Ja kuna meil nende lepingute ettevalmistamine alles käib, et meil ühtegi sellist lepingut täna veel ei ole sõlmitud, et siis me päris täpselt võib-olla ka ei kujuta ette, mis saab sellise lepingu sisuks. Aga me näeme, et on erinevaid võimalusi ettevõtetel ja organisatsioonidel kliimaenergiakava toetada ja tekib ka terve hulk uusi võimalikke rolle kohalikel organisatsioonidel, sealhulgas ka kohalikul omavalitsusel endal nende kliimaalgatuste arendamiseks ja elluviimiseks. Et näiteks ettevõtted saavad kujundada oma toodete ja teenuste keskkonnajälge, asendada väärtusahelas taastumatu toodusvarad taastuvatega, kujundada ümber tööprotsesse, valida sobivamaid tehnoloogiaid, informeerida oma kliente säästvatest valikutest ja nii edasi. Järgmine küsimus. Nii, järgmine küsimus. Ma loodan, et te olete jätkuvalt ka kuuldel. Nii, maavalituse energia juhtimise eest, kes vastutab? Kas riik? Ütleme läbi selle, et riik on võtnud vastu energeetika valdkonna strateegilised eesmärgid ja läbi selle jaoks loonud erinevaid tugimeetmeid. Kas vastutab maakonna tasand ehk siis maakondlikud omavalitsused liidud, ettevõtluskeskused ehk organisatsioonid, kes korraldavad
maakondlike energia- ja kliimakavade koostamist. Kohalik omavalitsus või soodusenergiateenuse pakkujad või suuremad energiatarbijad, nagu me enne Mareki ettekandes nägime, et kui palju on neid oluliselt suuremaid energiatarbijaid ju kui kohalik omavalitsus ise oma hoonete ja muu taristuga. Nii et taaskord alustame hääletamist, et kes on selle poolt, et kohaliku energiamajanduse juhtimises peaks eelkõige vastutama riik. Ma korra küsiksin siia täpsustava küsimuse vahele. Et siin on nagu mõistetega natukene keeruline, et kas me küsime seda, et kas KOV-i kui organisatsiooni või kohaliku omavalitsuse kui halduse territooriumi energiamajanduse eest, sest need on täiesti erinevad asjad, eks ju. Absoluutselt, väga hea märkus, ütleme, et ses suhtes on see veel omaette kokkulepet nõudev küsimus, aga räägime hetkel omavalitsuse territooriumist. Et energiajuhtimine omavalitsuse territooriumil nii omavalitsuse sees kui kõik muu, mis jääb omavalitsuse territooriumile, kogu eraõiguslik ja riigile kuuluv ja kellele iganes kuuluv. Ja võite anda ka mitu häält, et selles suhtes, et teie hääled ei ole loetud, et te võite anda riigile hääle, võite anda maakondlikele keskustele hääle, nii nagu te tunnete, et kuidas see vastutus peaks toimuma. Aga riigile vist ei soovi keegi häält anda. Nii, siis räägime maakonnast, ütleme juhul, kui maakonnas on mindud maakondliku energia kliimakava koostamise teed, et kas kliimakava koostamisest vastutav organisatsioon peaks võtma ka vastutusele täitmise eest või ta on lihtsalt kava koostaja ja korraldaja rollis, aga ütleme, et selle reaalse energia juhtimisega peaks keegi teine kolmas tegelema. Ei ole ka siin hääli. Nii, siis kas kohaliku omavalitsuse energiamajanduse juhtimisest peaks vastutama kohalik omavalitsus Räime territooriumist taaskord? Ei paista. Nii, üks hääl tuli, kaks häält. Sealt on kaks häält ja nii, aga äkki peaks kohaliku omavalitsuse energiamajanduse juhtimise vastutama hoopis energiateenuse pakkuja, kuna suhteliselt palju asju on ju energiateenuste pakkujate lähtuv. ei ole teda. Üks oli. Tauno, kas sa tahaksid täpsustada, et ütleme klassikaliselt omavalitsuses on soojusenergia pakkuja ja ühisveevärgi teenuse pakkuja kindlasti, kes seda energiamajandust väga selgelt mõjutavad. Et kas sa näed, et nendest kumbki võiks võtta sellise aktiivse rolli energiamajanduse kujundamisel või keda sa arvad, et kes võiks energiaettevõtetes selle nii-öelda võtmepositsiooni võtta? Ma mõtlesin praegu, et kas tõsta kätt või mitte, aga mis see mõte võib-olla siin taga oli ja miks ma kätt tõstsin ka, et ongi see, et tegelikkuses need samad energiatarnijad, energiatootjad, energiamüüjad, võib-olla isegi rohkem energiamüüjad, et mitmetes teistes Euroopa Liidu riikides nad on võtnud aktiivsema rolli ja sellise vastutava rolli, et just nimelt oma tarbijate energia tarbimist, säästlikku tarbimist rohkem edendada või siis, et täiesti seinast seina, et kas või läbi teadlikkuse suurendamise või lausa konkreetsete toetuste. Et nõus selline tarbija seas selle valdkonna edendamine tähendab muidugi, et kuskilt peab see raha tulema, eks ole, et seda energiatõhusust või taastuvenergiat sinna tekitada, aga teistpidi ühiskondlikus vaates, laiemas vaates on jällegi positiivne see efekt olnud. Et see mõte, selles vaates nagu see mõte tekkis, et
võib-olla on see miski, kus tõesti energiamüüjad võiksid rohkem appi tulla, et kindlasti ka tulevad, et näiteks on selles elektrituruseaduses on ju täiesti sees seal kohe täiesti alguses, et energiaettevõte soodustab säästlikku tarbimist tarbijate seas. Et noh, et ka veebilehed on neil tegelikkuses olemas. Aga nüüd ma muidugi ei ole kursis, et kes kui palju toimetab. Ei, väga hea, ütleme, see on selline hea uus märkus, mida sellistes töögruppides pole välja toodud, aga väga hea, palju tänu. Ja, et tuleb meelde ka vestlus Fortum Tartu juhtidega kliimaenergiakava koostamise alguses, kus nagu naljaga pooleks küsisime, et kas teid teeb väga murelikuks, kui me siin hakkame nagu väga säästlikku nagu ehitust ja tarbimist propageerima ja siis selle peale ütles, et ei, et neid saanud rõõmustada, et me vaatame ka säästlikkusse suured pooldajad. Ja veel viimane variant, et või peaks energiamajanduse juhtimises vastutama hoopis suuremad energiatarbijad ehk ütleme suuremad äriettevõtted. Võib-olla kommenteeriks, et oma enese energiatarbimise eest kindlasti peaksid. Aga siin te mõtlete laiemalt, eks ole, omavalitsuse tasandil. See on ikka omavalitsuse energia juhtimise eest. Nii, tundub, et see ei saanud hääli. Jah, suur tänu. Nii, lähme edasi loenguga. Aitäh. Kuna meil ühtegi sellist näidislepingut ei ole täna, et see lepingute koostamise ja ettevalmistamise protsess on alles käimas, et siis ma visandasin meie enda energiaagentuuri sellise oleks kui stsenaariumi, mida tähendaks näiteks Tartu regiooni energiaagentuurile see, kui me sooviksime liituda Tartu kliimaenergiakavaga, sooviksime omalt poolt panustada energia kokkuhoidu ja emissioonide vähendamisse ja siia ma tegin väga kiiresti juurde meie emissioonide analüüsi, et organisatsioonis siis 36 tonni CO2, see mõtleb tõsi küll on 2019. aasta andmetega. Ja siit on selles suhtes ka selgelt näha üks nagu väga konkreetne osa meie tegevusest, mis kõige rohkem tarbib siis energiat ja tekitab kliimamõjusid. Ja see on need on meie välisreisid. Ja kui me kas või hüpoteetiliselt plaaniksime seda, et me vähendame välisreiside osa või jätaksime välisreisid ära tulevikus, siis meie säästupotentsiaal oleks 28,8 tonni CO2 ekvivalenti aastas, mis 10 aastaga hoiab kokku 288 tonni CO2, üsna märkimisväärne juba kogus. Ja see on selline nagu võib-olla mõtteharjutus esialgu, kuidas organisatsioonid üldse saaks selle teemaga ennast suhestada. Aga meie jaoks ilmselt väga lihtne otsus ei oleks, sest väga suur osa meie tegevusest on seotud rahvusvahelise koostööga. Meie selline tegevusmudel põhineb teadmiste ja oskuste siirdel ja me kasutame rahvusvahelisi koostööprojekte selleks, et tuua uusi teadmisi, uusi oskusi siia oma Eesti kogukondadesse ja samamoodi ka vastupidi viia siin kohalikku teadmist ja kohalikku oskust väljaspoole teistesse Euroopa riikidesse. Ja seda tegevust on
päris keeruline ette kujutada ilma siis ka rahvusvaheliste reisideta ja täna lennureisid on paraku jah, üks kõige lihtsam viis, kuidas me kogu selle programmi oma igapäevasesse nagu ajakavasse suudame ära mahutada. Teine väga oluline märksõna meie jaoks on innovatsioon ja arendus, et 20 käimasolevast energiasäästuprojektist 5 kuuluvad Euroopa Liidu teadusuuringute innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 ja samamoodi selliste innovatsiooni ja teadusprojektide läbiviimine ilma rahvusvaheliste reisideta ilmselt saab meile olema keeruline. Nii et pigem see meie mõtteharjutus oma jalajälje vähendamisest vähemalt esialgu jääbki nagu pigem mõtteharjutuseks ja kui Tartu linn oma kliimaenergiakava kogukondlike lepingutega jõuab meieni, et siis me peame maha istuma ja väga kriitiliselt otsa vaatama oma tegevusele ja mõtlema, et kus siis need kokkuhoiukohad tekivad. Nüüd siit meie Energiaagentuuri slaidilt ma veel tooksin välja siin pealkirjas seda, et Tartu regiooni Energiaagentuur loodi 2009. aastal Tartu linna ja Tartu teaduspargi poolt ja meid loodi nagu selge missiooni või selge ülesandega säästva energiakasutuse ja energiajuhtimise edendamiseks Lõuna-Eestis. Ja see nüüd on ka oluline, sest meid loodi nagu sellisesse keskkonda, kus kohalikul omavalitsusel endal tihtipeale kas ei ole piisavalt selliseid häid spetsialiste, kes energiajuhtimise ja energiasäästuga saaks põhjalikumalt tegeleda või on spetsialistid väga hõivatud nagu oma igapäevaste tööde ja toimetustega, et neil tegelikult ei jää vaba aega ja vaba energiat, ressurssi tegeleda veel innovatsiooniga või mingisuguste arendusprojektidega. Ja ma arvan, et seda on näha ka siis, kui me paneme nüüd Tartu linnavalitsuse tegevuse perspektiivi liikumisel kliimaneutraalse linna poole, siis Euroopa kliimaneutraalse linna initsiatiivi raames. Ma julgeksin väita, et see esimene samm selles protsessis on olnudki Energiaagentuuri loomine, mis tekitas siis Tartu linnavalitsuse jaoks sellise täiendava võimekuse ja täiendava ekspertmeeskonna, kellega koos teha selliseid võib-olla pisut innovaatilisemaid ja pisut ka otsapidi segasemaid või kohati isegi nagu hullumeelsemaid projekte või algatusi. Ja samamoodi kasutada rahvusvahelist koostööd ühe sellise töövahendina kohalike võimekuste edendamiseks. Ja järgmise sammuna juba või järgmise sellise verstapostina võib siin protsessis välja tuua liitumise Euroopa linnapeade paktiga, mis oli juba Energiaagentuuri enda initsieeritud. Tartu linnavalitsus liitus paktiga 2014. aastal ja sellele võib-olla järgmise olulise sellise pidepunktina oli Euroopa Horisont 2020 programmi
Majake-linna staatus Smart and City projektis, mis sai teoks tänu sellele, et linnal oli olemas säästva energiamajanduse kava, mis oli tehtud siis linnapeade paktiga liitumise käigus ja see Euroopa arukate linnade programm on üks väheseid programme, mis nõuab, milles on säästva energiamajanduse kava olemasolu kvalifitseeruv tingimus, et ilma selleta ei oleks saanud kandideerida. Ja seejärel juba energia- ja kliimakava koostamine, vastuvõtmine ja lõpuks siis kuu aega tänasest tagasi Raivondi hõige, et nüüd on Tartu linnavalitsus ka Euroopa Liidu 100 kliimaneutraalse linna missiooni osaline ametlikult heaks kiidetud. Ja selle protsessi puhul veel, mida me oleme märganud, on ka see protsessi dünaamika, et kui siin esimeste sammude puhul oli meil Energiaagentuurina väga tugev initsiatiiv ja väga oluline roll, siis mida samm edasi, seda tegelikult meie roll on vähenenud kuni selleni välja, et see Euroopa Liidu 100 kliimaneutraalse linna taotlus, et selle pani Tartu linnavalitsus ise kokku ilma, mina ei suutnud selles protsessis enam kaasa lüüa ja meie Energiaagentuuri spetsialisti seal osales küll, aga see põhiinitsiatiiv ja see võimekus tegelikult oli selleks hetkeks juba Tartu linnavalitsusse tekkinud. Et linn oli loonud lausa eraldi osakonna, ruumiloome osakond ja võtnud tööle mitmeid spetsialiste, kes sellise nagu säästva urbanistikaga tegelevad ja ka üks inimene vastutab siis Tartu kliima olukorra eest ja kliimaenergiakava elluviimise eest. Et ühesõnaga, ühelt poolt see nagu protsess siin slaidil, mis on kujutatud, on meie kui Energiaagentuuri rolli vähenemine Tartu linnavalitsuse tegevuses, aga teiselt poolt see on ka Tartu linnavalitsuse enda sisemise võimekuse nagu kasvatamise protsess, mis meie jaoks on väga oluline, et meie jaoks Tartu linnavalitsus on olnud meie asutajaliikmena väga oluline koostööpartner. Me oleme panustanud nende tegevusse ja meil on väga hea meel näha, et nad suudavad teha väga vingeid ja suuri asju juba ise. Nüüd ajaliselt see siin slaidil kujutatu, see protsess on kokku kestnud umbes 12 aastat. Ja kui me mõtleme sellele, et see kliimaneutraalse linna missioon, et see peab lõpule jõudma 2030. aastaks, siis ta kestab veel 8 aastat. Nii et kokku, seda järgnevat siin ei ole näha, ei tea, mis tulevik toob, aga kokku see kliimaneutraalsuse juurde jõudmine alates Energiaagentuuri loomisest on umbes selline 20-aastane protsess, mille käigus üks Eesti omavalitsus loob sisuliselt endale võimekuse Euroopa Liidu tasandil võrdsena teiste juhtivate kliimalinnadega paista silma ja teha ära selliseid asju, mis võib-olla teistele Eesti linnadele veel tunduvad ulmelised või kättesaamatud. Ja 20 aastat selle võimekuse väljaarendamiseks, ma arvan, et see ei ole liiga pikk aeg. Et see on olnud täiesti mõistlik ja saab olema lähiaastatel täiesti mõistlik protsess. Ja siit 4. küsimus. Nii, 4. küsimus ja viimane ponnistus tänasel päeval. Et millist tuge vajate energiajuhtimise edendamises oma omavalitsuses? Kas selget riiklikku regulatsiooni? Selle punkti mõte on selles, et
aasta tagasi me tegime MKM-i tellimusele uuringu omavalitsuste energiamajanduse korraldusest ja ütleme nendest kitsaskohtadest. Ja sealt ilmnes muuhulgas, et ütleme, regulatsioon on ebapiisav, et omavalitsustel ei ole päris selget arusaama, et mis mahus erinevates energiamajanduse valdkondades nendel on õigus ja pädevus otsuseid langetada. Nii, siis teine punkt on riikliku tuge järelevalvet andmete kogumisel ja valideerimisel ehk mõte selles, et kas riik võiks rohkem tsentraalseid andmeid koguda ja neid omavalitsusele kättesaadavaks teha, siis rahvusvaheliste kontaktide jagamist, kõigepealt loomist ja jagamist tulevaseks koostööks, riiklike toetusi kavade koostamiseks ja järelevalve korraldamiseks ehk seireks, eestikeelset avalikku kättesaadavat juhendmaterjali või teemadekohaseid koolitusi ja teerajajate kogemuste jagamist. Nii et taaskord üritame hääletada, et kuidas teile tundub, kas see selge riiklik regulatsioon on teema, kus te vajaksite mingit täiendavat tuge. Nii, üks hääl. Nii, siis riiklik tugi andmete kogumises ja valideerimisel. Nii, rahvusvahelised kontakte tulevaseks koostööks. Riiklike toetusi kavade koostamiseks ja nende seireks. Siis kliima- ja energiakavadest. Eestikeelset avalikku kättesaadavat juhendmaterjali. Teemakaaseid koolitusi ja teerajate kogemuste jagamist. Nii, kuna see loetelu on nüüd jälle lõpeb 3 punktiga, järsku on teil omalt poolt välja pakkuda veel mingeid asju, mis tegevusi või toetusi või tuge te vajaksite omavalitsuse vaatevinklist, ütleme eelkõige vaadatuna riigi poole, aga miks mitte ka teiste partnerite poole, et seda energiamajandust ja energiakavade koostamist, ütleme, aktiviseerida ja nende elluviimist eelkõige aktiviseerida. Ma omalt poolt kommenteeriks natukene, et ma ise siin muidugi ei hakanud hääletama, kuna omavalitsuses ei tööta, aga kindlasti huvitaks, sest käsi tõsteti ka selle juhendmaterjali osas näiteks, et kas on ka nagu ettepanekuid, milliseid juhendmaterjale puudu on. Et ma tean, et hästi tervitatav oli see taastuvenergia juhendmaterjal, mis siin eelmisel aastal välja töötati. Ja siis teine kommentaar, kui ma nüüd selle eelmise küsimuse juurde tagasi tulen, lihtsalt jäi natukene võib-olla kripeldama, et kui küsisite, et kas suure energiatarbimisega ettevõtte peaks siis omavalitsuse tasandil nii-öelda energiamajandust kuidagi edendama või seal lihtsalt jäi selline mõte või sellised näited jälle, et kui suure energiatarbimisega ettevõte, et kui ta kohalikul tasandil, tal on ikkagi energiatarbimisega tulenev selline negatiivne keskkonnamõju, et siis selle keskkonnamõju tasandamiseks oleks, kui see kohustus on muidugi seda keskkonnamõju tasandada, et siis oleks võimalik tasandada seda läbi kogukonna, näiteks elanike nii-öelda, ma ei tea, energiatõhususe suurendamise või taastuvenergia või sellist asjade, et nii-öelda oma keskkonna jalajälg tasandatakse kogukonna tasandil. Et see selline võib-olla väike kommentaar sinna, et võib-olla see on ka üks
asi, mis tulevikus täitsa potentsiaalikas mõttekoht on. Aga ja ma võib-olla kuulaks, kui siin on omavalitsuse inimesi, kes saavad mikri tööle panna, et äkki neil on täpsustada. Nii, kas on kellegi? Ja ma võin kommenteerida, kuna mina selle punkti peal käe tõstsin, et selles suhtes, kuna mina isiklikult ennast sellesse teemasse niimoodi sisse lugenud ei ole, mul on ka väga raske öelda, et võib-olla need kättesaadavad juhendmaterjalid on konkreetselt juba olemas. Ma ei saa öelda, et neid ei ole, aga see pigem nagu oligi mõte selles, et nad oleksid olemas suures plaanis. Sellised väga spetsiifiliselt me täna seda nagu välja tuua ei oska. Tõesti, et meil omavalitsuse põhiselt see protsess on käima lükkamata, mis tähendab, et meil on ka see eeltöö nagu sellisel kujul tegemata. Väga hea, olge nu. Kas on teiste poolt kommentaare? Aare, sina kui kõige pikemate kogemustega energiakavade koostöö, kuidas sulle need teemad tunduvad? On sul mingeid häid mõtteid? Vist ei ole. Väga hästi. Aga siis tundub, et me võime tänase töötoa lugeda lõppenuks ja kogu tänase päeva